Ivan IV ehk Ivan Groznõi, Ivan Julm eesti keeles, tapab oma poega või on ära tapnud juba. Ja ajaloo õpikutes ka seisab, et Ivan Julm tappis oma poja. Ja nüüd huvitab mind, kui ma tahan kontrollida, kes on selle jutu autor või kust see informatsioon pärineb. Ma tahan teada saada allikat. Ja allikas on väga kergesti välja selgitatud. Antonio Possevino, Rooma paavsti erisaadik Moskoovias, sest et mingisugusest Venemaast me rääkida ei saa enne 1720. aastat. Mingit Venemaad ei olnud, vaid oli Moskoovia. Ja ka vanadel kaardidel, mida me võime näiteks siin momendil näha, on ilusti kirjas Moskoovia. Ei ole kusagil Venemaad. Vene keeltki ei olnud olemas. Ja nüüd siis... ma küsin korra vahele, et aga mis keelt siis tänasel Venemaa alal räägiti või kuidas seda nimetati? Vana kiriku keelt. See oli siis Bulgaariast pärit, see oli üks ja teiseks räägiti ka merjakeelt. Väga suurtel aladel räägiti merjakeelt, see on üks soome keeltest ja ka tšepengi keelt, üks türgi keeltest kasutati näiteks ratsaväes ja neid keeli tihti segati, näiteks merjakeel ja vanaslaavi keel, kirikuslaavi keel. Ja seda nimetatakse siis väga spetsiifilise nimega segakeel. Ja sama lugu on näiteks tänapäeva Ukrainas. Ukrainlased, kes räägivad oma keelt maal näiteks, nad on üles kasvanud ja nad tulevad linna, väga palju räägitakse seal vene keelt ja tihti nad ei oska seda, siis nad õpivad selgeks ja siis segavad ukraina keele sisse vene keelt. Tekib segakeel. Ungari piiri lähedal segatakse ungarikeelseid sõnu. Tekib segakeel. Ukraina segakeel. Või siis nagu öeldud, kus on venelasi palju, vene ja Ukraina segakeel. See oli see lugu ja on olemas ju ukaas, Katariina II ukaas, kus ta nõuab, et nüüd aitab sellest. Nüüd tuleb luua üks korralik keel. Vene keel. Ja siis hakati seda looma. Sellega hakkas tegelema Vene Teaduste Akadeemia. Keelematerjalid toodi kohale Ukrainast ja Ukraina keele alusel hakati siis seda keelt moodustama. Ja see on oma ette lugu, aga nüüd me tuleme tagasi siis selle Ivan Julma juurde. Ja nimelt on olemas üks raamat, mis on ilmunud väga ammu ja seal siis kõneleb üks kapten, Jacques Marchand. Ja ta on kirjutanud raamatus, kuidas tema oli tunnistaja sellele, kuidas Ivan Groznõi vanem poeg hukkus ühel reisil. Ja nüüd jõuame teise küsimuse juurde, aga kuidas oli lugu Ivan Julma endaga? Ja täpselt sel ajal, kui see mõrv pidi olema aset leidnud, oli Ivan Julm seotud voodiga. Tähendab, ta oli aheldatud voodi külge selles mõttes, et ta oli halvatud. Halvatud inimene ei suuda kedagi tappa. Eesti esu.